no tšau, puhkuselt tagasi ja nagu pealkiri ütleb, täna ma annan müüjate jaoks enda parimad läbirääkimiste nipid. Nii et tänasel turul, kus ostja tihti ootab allahindlust, need on kõik nõuanded, mida te saate kohe kasutada. Nii et püsige lainel. Kui teema on läbirääkimised, siis me peame alustama suhtlemisest. See on siin kõige alus. Ja tegelikult on päris kurb, kui tihti tuleb ette seda suhtumist, et ostjad ise helistavad, kui huvi tunnevad. Esiteks selle suhtumisega mitte keegi ei taha sult osta, aga teiseks, isegi kui keegi kadus kuskil ära, siis tegelikult see võis olla täiesti reaalne müügivõimalus. Kui tihti, kui me ise plaanime midagi teha, aga elu tuleb vahele. Võib-olla nad tahtsidki järgmine päev helistada, võib-olla seda siis saigi kokku lepitud, aga midagi tuli lihtsalt vahele. Nüüd on juba nädal aega möödas, kurat imelik helistada ka juba. Aga samas vaatavad portaalis, kuulutus on ikka veel üleval. Või lihtsalt kardetakse midagi ülilihtsalt küsida, aga suhtlemine, see on siin esimene samm ja kõige olulisem. Ja alati kasuta ära võimalust mingit infi ostjale viia. Käisid vaatamas, kirjutage neile sõnum, saada meil. Käisite vaatamas, oli meeldiv tutvuda. Uurisite koha peal kommukate kohta, saadan veel terve aasta kommunaalid, saate nendega tutvuda. Küsimuste korral andke märku. Mis iganes võib-olla koha peal teemaks tuli, lõppkokkuvõttes ei ole vahet, mis infot te edastate. See on nüüd koht ostja jaoks. Öelda, jah, tänan, aga me leidsime juba midagi paremat või tänan info eest, meie pakkumine 75 000. Super, pakkumine käes. Sellega saab nüüd juba mingeid läbirääkimisi pidada. Teine top tipp on juba konkreetne strateegia. Kompromiss. Kui ostja küsib, no võib-olla veidi hinnast alla, pluss-miinus teile ka sobiks, vastake hästi viisakalt, pakkusite 75 000. Oleme sellega valmis, saame edasi minna, saadame meiepoolsed tingimused ja siis bullet pointid. Hind 75 000, võite ka selle allahindluse välja tuua, saate 2000 eurot hinnast alla. Notaritasu maksab täies ulatuses ostja. Sisse jääb köök ja garderoobid, ülejäänud mööbli võtame kaasa. Kompromissi idee ongi see, andke see, mis nemad tahtsid, kõik ülejäänu võtke ära. Tehingut see enamasti ohtu ei sea, sellepärast et nemad said ju allahindluse kätte, aga nende väikeste võitudega teie teenite poole sellest allahindlusest suht käbe tagasi. Ja viimane strateegia on põhi. Kui teile laekus mingi pakkumine, mõelge seda kui uut põhja ostjate jaoks. Kui pakkumine tuli, see on teie võimalus kohe see kommunikeerida kõigile teistele ostjatele. Kõik, kes on juba käinud, uued huvilised, kes tulevad, hakkavad hinda kauplema, saab kohe öelda, come on, 75 000 on pakutud, nüüd vaja sealt üle. Kõik, kes on juba käinud sinna ka, kiire sõnum, laekus pakkumine 75 000, kas olete valmis selle ületama? Saab kohe sealt vastused kätte. Aga iga uus number, iga uus pakkumine on uus põhi. Nii kaua, kuni ei laeku teile sobivat pakkumist, te ei pea kellelegi jah ütlema. Aga iga pakkumist annab ära kasutada, kommunikeerida see kõigile teistele. 75 000 on saadud. Keegi pakub sealt üle, 76. See on nüüd uus põhi. Ja jälle, vaikselt liigute sedasi sinna tasemele, kus teil on vaja jõuda. Lõpetuseks võib-olla jätakski idee, et kui mingi pakkumine teile laekub, läbirääkimised on sellega siis alanud, teil on võimalus vastata siis 3 viisil. Esiteks, pakkumine laekus, teil on võimalus see vastu võtta. Öelda jah, davai, läheme tehingusse. Teiseks, teil on võimalus teha vastupakkumine. Nemad ütlesid mingi numbri, teil on võimalus enda vastupakkumine teha. Ja kolmandaks, teil on võimalus pakkumisele mitte reageerida või siis öelda ära. 75 000 ei, see mingil juhul ei sobi. Mitte reageerimine, vaikus võib tegelikult teatud juhtudel ka strateegia olla, aga ostjaturul seda on väga keeruline kasutada. Nii et pigem mõelda 2 esimest, kuidas läbirääkimisi saaks õhus hoida. Need olid minu parimad nipid läbirääkimisteks.
kliki subscribe ja siis näeme juba ka järgmisel korral. Tulevad uued põnevad teemad, nii et näeme seniks. Tšau!